keegi koputas, siis vaatame, kes siin tuleb. Ja tere! Tere! Oi! Ja vabandust, meil on väike kodukass siin, et ärme ainult välja lase teda, et ta muidu rahulik, ta ei tee midagi. Okei, me tahaks lapsega kodu osta, me taotleme pangalaenu. Selge. Sularaha ei ole, jah? Sul on sularaha või? Ei ole vist. Paneme siis ukse ja kinni ja... Okei. Et see on see kodu siis, jah? Welcome to our crib. Me mõtlesime, et kuna me oleme enda maja müümas, et siis teeks väikese tuuri, väikese tuuri, milline meie kodu välja näeb, kuna kodu peab olema niimoodi pidevalt puhas ka, siis praegu on hea näidata. Ja siis me saame võib-olla juurde panna pilte, milline see enne välja nägi, kui me ostsime selle maja. Nii et hakkame peale siit samast koridorist. Siin on meil selline nunnu kummut. See oli enne selline naturaalne pruun, mitte päris nagu see, aga teate küll, selline täispuidust. Ja selle ma värvisin siis siniseks ja käepitemedeid samad, mis tal enne olid, nii et ta tuli päris nunnu. Siis meil on väiksed aksessuaarid siin ja see raam siis koos selle tekstiga on tegelikult pärit meie pulmast. Selline väike tere tulemast silt ja see sobis siia ideaalselt. Ehk siis me panime ta siia nii-öelda meie söögitoa osasse siis või. Ja siis väikesed oksakesed ja nunnusärki värki. Ja põhimõtteliselt siis kõik need seinad ja need palgid olid nagu seda värvi siin toas ja teistes tubades. Ja suures toas oli nagu selline sinepi kollane ja siis muidu oli ka selline naturaalne puit ja siis me värvisime kõik üle valgeks. Et näeks natuke avaram välja. Siin on Oliveri klaver, kus me hommikuti laulame Too on tähtsam teiste seas. Rei on naaberastmeks tall. Nii on kolmas meeles pea ja lähme edasi. Nii, siis on meie suure toa osa. Et meie maja on siis mingisugune ümardades 60 ruutu või? 60 ruutu suur. Väike siis pigem. Ja... ma mõtlesin sellise tuhkur. Ja siis me pidime suhteliselt nagu välja mõtlema, et kuidas me saaks nagu võimalikult palju diivaniruumi, aga samas, et see siia kuidagi normaalselt ära mahuks. Siis me leidsime sellise mõnusa sügava diivani. Meil jääb veel siin paras auk, et me saame siit ilusti käia. Ja samas on nagu mõnus lebotada ka, et diivan... Meil oli varem siin mingi selline väike... Kõik algus oli selline väike kahekohaline. Ja siis me vahetasime... oli selline, kus käisid nagu nüüd jalatoad lahti nagu kinos. Ja tegelikult need olid päris ebamugavad. Ja siis me lõpuks ostsime sellise. Ja siis väike IKEA lauake siin. Tegelikult võiks laud vabalt suurem ka olla, aga praegu ta on selline nagu ta on. Ja siis roosimänguasjad on meil siin korvis. Ja lähme vaatame. Paneme kaamera kinni ja tuleme tagasi, kui me oleme jõudnud kööki. See on meie imeilus köök, mis on minu isa poolt tehtud. Ma olen terve elu unistanud, et ma saaksin mõelda või siis nii-öelda disainida oma köögi lõpuks, sest mu isa on terve elu kööke teinud. Ja ma tahtsin kunagi, ütleme 10 aastat tagasi oli mul unistus slaimi roheline köök kõrgläikega. Ma ei tea, mida ma mõtlesin, aga selline see unistus oli. Ja nüüd me tegime hoopis sellise, mis värvis on, ta ei ole nagu päris beige, aga ta on nagu selline rohekas, beežikas, mingist teatud valgusest ta näeb üldse hall välja ja siis panime mustad käepidemed, must töötasapind ja siis must kraanikauss, et kraanikauss on siit tähendab, kraanikauss on must. Nii ja siis siin taga on üks kole elektrikapp, kuna on väga julge kruvidega sinna midagi panna, siis suure tõenäosusega need jooksevad kuidagi need juhtmed sealt, siis panin Kukupesast, see pilt on ise prinditud, aga Kukupesast ostetud see piltide riputaja. Siin on väikesed riiulid, siin põhimõtteliselt on ainult kõik, mis on nagu aksessuaarid ja sellised asjad, siis kodutehnikat ma väga palju väljas hoia, ma olen ainult neid, mida me tihedamini kasutame. Oh my god, see kass. Nii, ja siis siin on näha, kus me kõik käinud oleme. Me käisime pulmareisil, siis me käisime Splitis, Horvaatia, Split, Poll on ka Horvaatias.
Veronas käisime, Omišis käisime, see on ka Horvaatia. No see on Itaalia Horvaatia. Ja siis teisel pool on meil lihtsalt siis ka veel mõned kapid ja me oleme tagasi, sest Oliver käis vahepeal vetsus ja köögi me vist vaatasime. 5 tundi. Möödunud on 5 tundi. Oliver käis, tähendab, me näitasime ära köögi ja tegelikult suurest osast meil jäi veel see riiul näitamata. Et meil on selline nunnu Ikea riiul ka. Ja lähme vaatame need tood ära ja siis lähme vetsu. Lähme vaatame magamistood ära. Alustame siis nagu magamistoast, kus me reaalselt magame kõik koos. Vahepeal Oliver magab diivanil, kui Roosi hambad tulevad või midagi. Roosi on kohe meie voodi kõrval, sest nii kõige lihtsam. Ta magab oma voodis, sest meil on nii väike voodi ja sinna lihtsalt ei mahuks terve perega magama. Aga siin seina peal on meil sellised nunnud perefotod, väike selline fotokollaaž. Ja siis ega siin toas suur kapp on siin veel, aga tegelikult ikkagi piisavalt väike, et meie asjad ära ei mahu. Ja ega muud ei olegi. Lähme vaatame teise. Siin on suhteliselt vähe midagi toimumas, nii et. Nii. Ja algselt see tuba tegelikult oli siis, tähendab Roosi nii-öelda, oleks olnud Roosi tuba, aga ja noh, ta oligi, Roosi sündis ära ja siis me saime aru, et tegelikult me siin toas, siin ei ole tal voodit ega mitte midagi, et lõppkokkuvõttes pole mõtet seda nagu kasutuna hoida ja siis Oliver tegi endale hoopis, tal stuudio on teises majas, aga siin on tal siis, enam tal stuudiot seal majas ka otseselt ei ole, et tal on läpakas kõik asjad, aga siin on tal siis arvuti ja tool ja siin ta teeb siis, monteerib videosid ja muid asju, mis vaja on. Siin on samuti üks kapp, kus me hoiame igasugust kraami, seal hulgas Roosi riideid ja teine kapp või kummut on siis Oliveri selja taga. Seal on tal riided, seal on siin väike nunnu riiul ja siis me teeme see diivani siia tuppa, et saab tegelikult see käib lahti, et lisa magamist või siis niisama istuda, kui peaks olema tahtmist. Ja siis meil on veel alles üks suur, ma ei tea, kas selle kohta, tahvel, kui Oliver 2016 aasta suvel mind siis naiseks palus, siis ta kirjutas sinna peale Joanna, kas sa tahaksid olla kogu elu rõõmus, küsimärk, jah, mis ma sinna vastanud olen, on hakanud vaikselt ära hajuma. See muutub vaikselt eiks. Ei, tegelikult on siiamaani kõik rõõmus. Aga see on veel siin alles. Kus lähed? Ja lähme siis vaatame vetsu. Ja see on siis meie vets, aga enne veel, kui see vetsu jõuad, tegelikult siin on võimalus ronida üles. Seal on selline väike panipaik või kuhu saab ka sellise mõnusa onnikese teha, paneb madatsi maha ja väikesed feeriletsid. See on minu lisakoht jälle. Ja vets on siis koos köögiga tulid siis eelmisel aastal sügisel. Need on meie kõige uuemad täiendused, et siin oli varem selline ka puiduspruun suure vanniga, selline imelik mingi beež kivi oli või see plaat. Põrandad olid tumehallid lihtsalt, aga sarnased. Aga nüüd me tegime sellise heleda, panime uue lae, natuke saime tõsta veel lagesid. Panime dušikabiini, mis on väiksem, nüüd siin on rohkem ruumi, me saame korralikult roosit vannitada. Ja siis justsime see ilusa sellise suure pildi kukupesast. Ja samuti köögis oli varem siis pesumasin ja siis me nüüd tõime selle siia vetsu, et saime kööki rohkem ruumi ja iseenesest tegelikult see suht hästi sobib siia. Ja meeldi, kui vetsupoti gaas lõhti on, aga ilmselgelt oli Oliver see, kes seal viimasena käis. Ja siis siin on selline, kus sa lähed? Appi, ta tahab seda kassi vaadata. Vaata. Ja siis siin me käime niimoodi peeglis ennast vaatamas. See poeg laulab. Roosi. Ja siis meil on siin selline töötasapind, mida me saime mu isalt ja siis need sahtlid ostsime Ikeast ja panime kokku ja siis kassil on vaja oma toimetusi teha, nii et siin on sellist ruumi.
ja saun on ka, aga noh, kuna see on selline pime ja sinna väga hästi ei näe, siis see on selline klassikaline saun, sinna mahub umbes 4 inimest, kui väga hästi suruda või on hästi pisikesed, siis 5 inimest. Saunakaadreid näete üle-eelmises vlogis. Jah, täpselt. Jah, see pildisid. Et väike, aga samas kõik on olemas. Ja ma ei tea, midagi veel lisada või? Minge meile selles mõttes hea avar. Kui hoovist rääkida, siis hoovis on meil kokku on lapike 1100 ruutmeetrit. Oli õnne? Jah, 1105. 1105, vabandust. Ja siin on meil kasvuhoone, väike kuur on siin veel. Siis meil on siin endal mõnus kiigeke, pojengid kasvavad, grill, pinke on siin seal, patuut, mida me küll ei kasuta väga, aga see on. See meie kodukene armsakene, aga loodetavasti äkki mingi hetk kellegi teise kodukene armsakene. Nägite seda ilusat videot praegu meie ilusast kodust, et see on müügis, aga kus me oleme? Me oleme notarist just tagasi jõudnud ja me müüsime enda väga armsa ja ilusa kodu maha. Võttis kõigest, eks ole, mõni minut, kui seda vlogi nägite, et me panime, et eks ole, et kes tahab osta ja juba on müüdud. Wow. Popular match nagu. Wow. Et tegelikult kui aus ole, meil läks mega super hästi müügiga, meil oli mega äge maakler, kes tegi mega head tööd, Mart Oksa ja kui teil on kunagi vaja, siis kindlasti võtke ühendust ja ühesõnaga uskumatu, et see protsess läbi sai ja nagu te nüüd arvata võite, siis tegelikult me nüüd nutma. Ma tahtsin öelda, et Oliver natuke nutab, mina olen oma nutud ära nutnud, et järelikult me hakkame varsti kolima, mis tähendab seda, et hakkate kolimisvlooge nägema. Eks me mingi hetk näitame uut kohta ja räägime, kus see on, mis see on ja mis me seal teeme ja ühesõnaga väga põnev, väga põnev seeria tuleb sellest ka, millele ma arvan tagasi vaadata. Nii et järgmise vlogini.